mina olen Külli Julge ja ettevõtte nimi on Isabella Mööbel. Oleme tegutsenud novembrist 2017 ehk siis sel aastal saab 17 aastat. Esiteks mulle meeldib endale sisustus väga ja mööbel üldse. Ja minu partner on kunagi mööbliäris ka olnud, et sealt siis tulid need esimesed võib-olla sidemed, suhted ja kuidagi niimoodi ta läks. Töötajaid on mul praegu 2 tükki. Üldiselt on lihtne leida, et ei ole olnud probleeme, isegi pigem nagu tullakse ja küsitakse, et kas saab tulla tööle siia. Aga mul ei ole anda kohta, et selles mõttes on lihtne leida pigem. Et Isabella Mööbel müüb mööblit ja kõike sinna juurde kuuluvat, kodusisustust, näiteks peeglid, vaibad, kardinad. Lisaks teeme projekte, köögiprojekte, garderoobiprojekte. Teenustest pakume kõike algusest kuni lõpuni, et lähme kliendi juurde koju mõõtma, kui vaja on, siis paigaldame, paneme mööblit kokku, organiseerime transpordi ja teostame ka järelmüüki, ehk et kui on mööbel paigas, aga midagi on puudu, midagi on vaja veel teha, et siis ka selle küsimusega saab meie poole pöörduda. Ma ikkagi arvan seda, et inimene tahab tulla poodi, ta tahab rääkida oma lugu, ta tahab kuulata, ta tahab, et teda aidatakse, talle antakse nõu, soovitatakse, ta ees tehakse mingid asjad ära, ühesõnaga. Siis teine asi, ma arvan, et inimene tahab tulla koha peale istuda, proovida, katsuda, et seda ikkagi e-kaubandus ei paku, et ma arvan, et see isiklik kontakt ja suhtlemine inimestega on ikkagi see, mis paneb inimese poodi tulema. Võib-olla ka see, et on inimesel kohe midagi vaja, et siis ta tuleb ka, et äkki saab kohe midagi. Et ma arvan, et need on need punktid, mis hoiavad poodi elus. No rasked on rasked ajad, ma pakun, et kas või praegune aeg, eks ju, et inimene ikkagi mõtleb eelkõige toidu peale, oma kohustuste peale ja siis tuleb alles poodi mööblit soetama või vaatama. Samas rasketel aegadel on ka midagi ilusat hingele vaja, et selles mõttes ja igale raskele ajale järgneb ju hea aeg, et see tuleb meil lihtsalt üle elada.